Tere! Täna ma räägin teile loo Vilsandi metsikutest lammastest ja jutu kõrval näitan enda tehtud fotosid. Etteruttavalt võin öelda, et tänaseks päevaks Vilsandil enam metsikuid lambaid pole ja see on ka üks põhjuseid, miks ma üldse otsustasin neist sellise eraldi pikema loo teha. Vilsandi lammaste metsikus seisnes siis selles, et nad kondasid aastaid mööda Vilsandit ringi, ilma et keegi oleks nendega tegelenud. Enne metsikuks muutumist olid Vilsandi lambad sellised ka suhteliselt vabad, et nad ei olnud aedikutes, lihtsalt olid suures karjas, kõndisid mööda Vilsandi saart ringi, aga sügiseti siis külarahvas ajas talgute korras nad ikkagi kokku ja viis lauta, kus neil oli siis heina süüa näiteks. Ja siin pildil te siis näetegi ühte 98. aasta talve, kus siis käisime külarahvaga lambaid külastamas laudas. Ja see pilt ei ole küll minu tehtud, aga see poiss siin pildil olen mina. Ja see 98. aasta talv võiski olla viimane talv, kui nad laudas olid. Järgneva aasta või 2 jooksul lambapidamine Vilsandil lõpetati, lambad koguti kokku ja viidi Saaremaale, kuid kogemata unustati 4 lammast vabadusse ja keegi enam nende 4 lamba vastu huvi ka ei tundnud ja nii need 4 siis pididki edaspidi see hakkama saama. Ja siis neid hakatigi kutsuma siis Vilsandi metsikuteks lammasteks. Siin pildil on aasta 2006, kui need oli ainult 3 tükki alles. Ja siis oli juba kartus päris suur, et kauaks neid enam siia saarele ei jää, aga samas nad olid saare rahvale juba üsna selliseks kalliks saanud. Ja siis mul tekkiski esmakordselt mõte, et võiks seda nende elukäiku veel dokumenteerida nii kaua, kuni see võimalik on. Seda tumedapäist lammast kutsuti mökuks ja ta olevat kunagi süldadele kuulunud. Ja selle pildi tegemise ajal olin mina muide samamoodi mätta peal külili ja siis lihtsalt jälgisin nende tegemisi paar tundi. Ja siin järgneva pildi peal mul õnnestus ka üks liblikas pildile saada. Ja lisaks tasub siin tähele panna seda, et nendel valgetel lammastel on kõrvaotsad ära naksatud, et see olevat siis Mändretalu märgistusviis jällegi olnud. Kuna keegi neid ei püganud, siis nad muutusid sellisteks korralikeks villapallideks. Et eks nad ikka püüdsid ennast kadakate vastu hõõruda ja siis seda pealmist villakihti maha saada, aga väga hästi see neile ei õnnestunud. Et see paks villakiht tuli talvel küll kindlasti kasuks, aga talved muidugi väga lihtsad neile ikkagi ei olnud, sest kui paks lumi maha tuli, siis neist jäid sellised naljakad U-kujulised rennid lumme järele. Mul kahjuks sellist pilti pole, aga jah, need olid üsna isemoodi loomajäljed, ütleme niimoodi. Siin pildil on nad parasjagu meie hoovi just sisse marssinud. Tulid meie lindude söögimaja alla seemneid sööma. Et tükk aega seal nosisid neid seemnejäänuseid, mida linnud ei tahtnud. Ja siis võib näha, et neil on seal villa küljes sellised jäätükid kinni külmanud. Ja kui nad liikusid, siis oli kergelt kuulda sellist kõlinat, mida need jäätükid oma vahel kokku pendeldades siis tekitasid. Õnneks on Vilsandi üks Eesti lumevaesemaid paiku ja seega neil olid ikkagi head eeldused vastupidamiseks. Lisaks on arutletud ka selle üle, et neis võis olla Eesti maalamba tõuverd. Eesti maalammas on siis selline kohalike oludega hästi kohastunud põline lambatõug, millel on ka mitmeid väliseid eristustunnuseid, millest paljud minu arust kattuvad Vilsandi metsikute lammaste välimusega. Kevadel ja suve lõppudel võis väga sageli neil näha ka väikseid tallesid. Tallesid leidus igasuguseid, oli nii kirjuid, musti kui ka üleni valgeid. Vilsandi metsikud lambad ei olnud muidugi nii arad nagu metsloomad, aga samas olid nad inimese suhtes ikka väga skeptilised, et mingi lihtsa leivatükiga nende usaldust võita ei saanud. Selle pildi tegemiseks ma olin näiteks pidanud pool tundi ennem kuskil märja rohu peal lamama ja siis see lammas lihtsalt ise juhuslikult tuli mulle külje alla rohtu närima. See pilt on jällegi tehtud varjetelgist, et ma olin parasjagu just vesilool linde pildistamas varjetelgist, kui nad järsku mulle lihtsalt telgi ette kõndisid ja seal poseerisid natuke aega. Et üldse, kuna nad sarnaselt minule armastasid peamiselt just mööda rannikut kõndida, siis me sattusime päris tihti üksteisega niimoodi kokku. Selle pildi tegemisega mul lihtsalt vedas, et ma olin rannas kadakate vahel, vaatasin binokliga kirjuahkasid,
kui järsku see vana lammas 2 pojaga mulle otsa nina alla kõndis ja sinna pikali heitis. Ja siis ma mõtlesin, et ettevaatlikult keeran ka ennast külili ja teesklen, et ma olen siis üks nende karjaliige. Ja see tuli mul vist üllatavalt hästi välja, sest järgnevad tund aega nad tundsid ennast seal väga mugavalt ja lõpuks mul endal hakkas igav ja ma lihtsalt läksin nende juurest ära. Aga siin pildil on huvitav veel see, et aasta on 2009, aga siit selle lamba näost võib välja lugeda, et see on see sama lammas, keda ma juba 2006. aastal pildistasin. Ehk siis see algne lammas, kes 90ndate lõpus vabadusse jäi. Ja see siis tähendab, et ta oli selle pildi tegemise hetkeks juba 10 aastat vabaduses olnud ja vanust siis ilmselt rohkemgi. Ja ikkagi on ta edukalt 2 poega ilmale toonud. Et ikka ehtne Eesti maalammas minu arust. Paar korda on mul õnnestunud metsikuid lambaid koos rebastega pildistada. Et siin pildil siis lihtsalt üks rebane kõndis sügavalt magavatest lammastest mööda, ei tundnud kumbki üksteise vastu huvi. Aga siin järgmisel pildil oli siis selline situatsioon, et ma pildistasin parasjagu lambaid, kui ma järsku vaatasin, et kõik lambad hakkasid kuskile ühte kohta põrnitsema ja siis ma märkasin ka ise alles hetk hiljem, et et üks rebane kõndib nende nina all. Ja üllatus oli mul see, et hoopis üks lammastest hetk hiljem sööstis niimoodi ähvardavalt selle rebase poole ja siis rebane ka pidi natuke sammu kiirendama ja nende eest peitu pugema. Et selline huvitav liikide vaheline interaktsioon siis. Veel huvitavamaks tegi tolle kohtumise see, et veidi aega hiljem ma märkasin lammaste taustal veel ühte kiskjat. Et kui ma nüüd näitan teile järgmist pilti, kus ma olen teravustanud seda tausta, siis te näete, et seal väikse kalju peal istub üks uhke merikotkas. Et siis selline tore vilsandilik kompositsioon, kus on rebased, lambad ja kotkad kõik koos. Järgnev seeria õnnestus mul pildil saada järjekordselt tänu sellele, et ma olin rannas linde pildistamas. Et ma olin kõhukivide vahel seal kuskil lamasin ja pildistasin kuldnokkasid, kui järsku siis lambad otse minu suunas niimoodi kõndisid. Ja neil ilmselt polnud aimugi, et seal kivide vahel üks poiss neid täiega pildistab. Aga jah, nagu näha, siis siin pildil on ühel isegi sarved ja see ei olnud üldse haruldane Vilsandi metsikutel lammastel, et päris mitmel isendil olid sellised korralikud sarved. Tippajal kuskil 2008. aastal oli neid Vilsandi metsikuid lambaid kokku umbes 18 vähemalt, aga enamasti nad olid 2 grupiks jagunenud. Vabalt ringuvitavad lambad tegid elu saarel veidi põnevamaks, sest näiteks võis neid kohata isegi metsa vahel sulle vastu jalutamas või teed ületamas. Või siis kuskil kadakstike vahel niimoodi hüllatasid, et raginaga tulid põõsast välja ja siis mõtlesid, et mis loom see on ja siis tuli, et lammas lihtsalt. Ja enamasti nad siiski olid päris rannikul, isegi suure tormi ajal, et tuul neid vist ei seganud. Et ilmselt neile meeldis see avarus, mis seal rannas oli. Ja ka mõned taimed kindlasti, et näiteks merikapsaid nad sõid mõnuga. Eriti palju nad taimestikku küll ei mõjutanud, kuna nad liikusid päris palju ringi ja neid oli ikkagi päris vähe koos. Ainult mõned kadakaalused magamiskohad olid selgelt eristatavad ja siis siin-seal võis näha neid maa hõõrutud villatuuste. Siin pildil on näha, kuidas üks noor lammas on vana laeva kiilu peale hüpanud. Et noortele talledele ikka väga meeldis niimoodi mängida ja hüpata igal poole, kus võimalik. Ja need hüpped tulid neil väga graatsiliselt välja, et nagu mingitel mägikitsedel. Siin mul õnnestus üks selline armu kolmnurka meenutav situatsioon pildile saada. Märkimist väärib veel see, et see kitsas poolsaar, mille peal nad on, et seda nimetatakse Mändre rahuks. Ja see vasakpoolne lammas on üks nendest algsetest lammastest, kes vist peaks selle kõrvamärgistuse järgi kuuluma Mändre talule. 2008. aastal hakati Vilsandil jälle lambaid pidama. Esialgu toodi saarele umbes 200 lammast, kuid mõne aasta pärast see arv juba suurendati 1000 kanti. Neid lambaid hoiti või siiamaani hoitakse Vilsandil ainult soojal ajal, et külmaks ajaks nad siis viiakse jälle saarelt minema. Ja kui nad saarel on, siis need hoitakse ka eraldi aedikutes ja neil on ka kollased kõrvalipikud, mille abil neid saab eristada metsikutest lammastest.
ja lisaks on nad ka natuke teise näoga, aga selleks on vaja veidi oskajamat pilku, et seda eristada. Uute lammaste tulekuga hakati ka koeri saare peal rohkem kinni hoidma ja see tundus mõjuvat positiivselt ka metsikutele lammastele. Et kuulujutte oli päris palju selliseid, et mingid koerad käivad neid metsikute lammaste tallesid murdmas ja et sellepärast nende arvukus siis nii palju kõikuski. Aga ma ei tea, kas sellel jutul tegelikult ka mingit tõepõhja taga on. Positiivselt võis mõjuda ka see, et mingi aeg õnnestus ühel kollase kõrvalipikuga tõujääral liituda metsikute lammaste karjaga. Et kui ainult need algsed 4 lammast üksteisega muudkui paarituks, et siis varem või hiljem hakkaks need inbreedingu mõjud esile tulema. Aga võib arvata, et see isane tõujäär äkki siis natuke rikastas nende geneetilist mitmekesisust ja aitas seda inbreedingu depressiooni vältida. Igatahes, nagu ma enne mainisin, siis tippajal oli neid metsikuid lambaid kuskil 20 ringis. Kahjuks järgnevad talved olid päris karmid ja paljud noored lambad said hukka. Ja lisaks levivad jällegi kuulujutud, et keegi inimene oli osad noored lambad endale toiduks kinni püüdnud. Ma ei tea, kas siin tõepõhi ka taga on, et see jutt kõlab jaburalt, aga samas miks peaks ka keegi midagi sellist asju välja mõtlema, ma ei tea. Metsikute lammaste populatsioon igatahes vähenes iga aastaga märgatavalt ja ilmselt sai saatuslikuks paljude erinevate tegurite koosmõju, nii nagu see enamasti väljasuremiste puhul ikkagi on. See pilt on tehtud 2013. aasta juunikuus. Pildistamise hetkel ma veel ei teadnud, et see on viimane Vilsandi metsik lammas. Et alles siis, kui ma olin koju jõudnud ja vanematele öelnud nii muu seas, et nägin ühte metsikut lammast, siis nad olid väga üllatunud, sest nad pidasid neid juba mõnda aega kadunuks. See on nüüd siis päris viimane foto viimasest Vilsandi metsikust lambast. Pärast seda ma pole enam ise ühtegi näinud ja pole kuulnud, et ka keegi teine oleks näinud ühtegi Vilsandi metsikut lammast. See uudis oli minu jaoks väga kurb, aga see kogemus andis mulle parema ettekujutuse, et mida tähendab ühe väikse populatsiooni selline lokaalne kohalik väljasuremine. Et kuigi teoreetiliselt me võiks sinna mingid suvalised lambad vabadusse lasta, siis geneetilises mõttes on see kadu palju raskemini korvatav. Õnneks nende geenid pole siit ilmast täielikult kadunud. 2012. aasta sügisel sattus mu ema Vilsandi metsas ühe sellise musta haledahäälse tallega kokku, kes hakkas tal kohe sabas kõndima. Vilsandi lambakasvatajad ütlesid, et nende lambakarja talle moodi see ei ole ja järelikult pidi tegu olema ühe Vilsandi metsiku lambaga. Et ei tea, miks see tal sinna metsa oli ära eksinud ja kahjuks ei õnnestunud ka teda metsikutele lammastele tagastada. Küll aga oli üks Saaremaa väikse lambakarja omanik nõus selle talle endale karja juurde võtma. Ja kuulsin, et see tall oli veel mitu kuud hiljemgi seal pererahva sabas kõndinud. Ja loodetavasti on ta tänasel päevalgi kuskil seal Saaremaal siis rõõmsalt ringi kalpsamas. Nii palju siis Vilsandi metsikutest lammastest. Kui soovite mõnda nähtud fotot enda seinal või kuskil mujal näha, siis võtke minuga ühendust kuntertate@gmail.com. Kui soovite tulevikus veel selliseid videosi näha, siis võite mu kanalit siin YouTube'is subscribe'ida. Aitäh kuulamast!